tead, siis meigipinsleid ja ka meigikäsnasid tuleb pidevalt pesta. Ja nüüd ma näitan sulle, kuidas võiks sellist meigikäsnakest pesta. Nüüd meil on vaja tükiseepi. Meil on siin üks meigipeseep ja kõige lihtsam on niimoodi, et ma teen selle käsna niimoodi mõnusalt märjaks. Nii et see vesi siia täiesti sisse läheks. Soojemaks või, mõnus soe vesi. Nii, kui käsn on piisavalt märg, siis kõik, mis ma teen, on see, et ma hakkan seda käsna siia seebi sisse hõõruma. Nagu näete, siis siit hakkab seda jumestuskreemi, peitekreemi asja välja tulema. Ja juba palju puhtam. Nii, hõõrun. Seda tuleb teha mitu korda. Ja hõõrun uuesti. Kui sul ei ole tükiseepi, siis tegelikult saab vedelseebiga ka, aga tükiseebiga on lihtsalt mõnusam. Kindlasti seda pead nii kaua seda siin vee all mudima, et siit enam seepi välja ei tuleks. Muidu vajad järgmine kord enda seepi näkku. Nii, ma arvan, et nüüd on hästi. Nii, super. Lihtsalt pigistan selle vee siit välja ja iseenesest panedki selle lihtsalt kuivama. Aga kuna sellised meigikäsnakesed tegelikult säilivad ainult kuu aega, siis me teeme nüüd ühe katse ja vaatame, kui hästi seda käsna on pestud. Teeme selle pooleks. Siin ma näitan ka kohe, et siin on meigikäsnakesed, mida ei ole pestud, on siuke pruun, algselt tegelikult oli selline roosa. Kas sa suudad seda ette kujutada? Nii. Ja vaatame, kui hästi seda pestud on. Nii, lõikame nii. No nii. Siin on näha, et seda jumestuskreemiga läheb siia sisse, nii et kindlasti ei tohi seda meigikäsnakest kasutada rohkem kui kuu aega. Et kuu aega ja siis viskad minema ja ostad uue. Tšau!